tere jälle! Täna natukene räägime siis vaikude ja kelgodi ohutustehnikast ka, mis on tegelikult nende materjalide puhul ülimalt tähtis, sest kui te neid ohutult käsitlete, siis te võite väga palju endale häda teha sellega, nagu enamus juhendites on kirjas, võib lõppeda surmaga. Siin on nagu tegelikult praegu halb näide sellest, aga kuna ma võtsin väiksed kogused teie jaoks ja need lähevad kohe õigesse kohta tagasi, kunagi ei tasu jätta selliseid purke ilma mingisuguse sildita. Järgmine mees, kes tuleb, vaatab, et limonaadipudelis ja võtab sealt lonksu ja läinud ta ongi. Need hoidke kindlasti ja sellistes kohtades, kus teised ligi ei pääse. Ja olgem ausad, ega te unustate ise ka ära. Kui ta teil seal mingisugune pool aastat kuskil riiulis on, võtate ja hakkate seda kasutama mingisuguse vahusti pähe ja reageerib millegagi koos ja on lõpptulemus väga halb. Siis mask kindlasti, nagu ma olen juba rääkinud, selline mask, mis on siis spetsiaalselt mõeldud gaasifiltritega. Neid saab põhimõtteliselt igast ehituspoest niisugune kahe sellise filtriga mask. Kindad. Kui te teete väikseid koguseid, siis te võite kasutada selliseid ühekordseid kindaid ka, nad üldiselt peavad vastu. Kui te teete vaiguga ja klaasriidega tööd, siis on vaja teil selliseid paksusid kindaid ja jällegi poest küsige, sellepärast et väga paljud sulavad teil lihtsalt kätte ära. Ega see vaik on hästi, kuidas nüüd öelda, söövitav asi, kui ta teil käe peale kohe satub, siis ega kohe midagi seal ei juhtu, aga igal juhul tuleks ta kohe maha pesta. Ja kui ta kuskile satub mingisuguse laua peale või mingisuguse pinna peale, kus kohas ta ei peaks olema, siis üldiselt on atseton see, mis võtab vaigu ja kelgodi maha. Atseton võiks olla teda kogu aeg käe pärast. Aga põhiline asi, mida ma tahtsin rääkida, on see, et mida teha nende asjadega siis, kui te selle töö olete ära teinud. Siin on nüüd see hea näide, mis on juba meil siis ära kuivanud, või ütleme niimoodi, et lõpuni kuiv on maas. Ja selles mõttes nüüd hea halb näide, et selles topsi sees on umbes selline kiht seda kelgauti. Üldiselt, kui te kannate pinna peale sellise 1,2 millimeetri, ei juhtu sellega mitte midagi. Täpselt sama siis vaigu ja klaasriidega, ütleme niimoodi, et paar kihti kannate ära, mitte midagi ei juhtu. Aga kui te nüüd selle kelgodi või vaigu jätate kuskile nõusse niimoodi vedelema, siis vaatame sealt on läinud mingisugune, ta hakkas mul nagu ära tahkuma ja sellest on läinud 10 minutit praegu mööda. Ja kui me nüüd mõõdame seda, siis me saame siin hetkel 70 kraadi selles pabertopsis. Ma arvan, et ta tõuseb selle lahusega kuskil 85 kraadi peale ära. Kui nüüd juhtub seda, et te doseerite veel valesti, panete kinnitit rohkem, siis üsna suure tõenäosusega see tops läheb põlema. Teie tegite töö ära, jätate selle siia laua peale, lähete rahulikult ära koju, tulete tagasi, pole enam mitte midagi alles. Ehk siis kindlasti, kui te töö lõpetate, sellised isegi kui teile jääb see tops seda rohkem sisse, viige õue, pange sellise koha peale, et isegi kui ta läheb põlema, et aga midagi ei juhtuks. Üldiselt on jahe keskkond see, mis ta selle reaktsiooni tagasi tõmbab. Aga arvestage kindlasti sellega, et kui suurem kogus jääb alles, ta võib teil põlema minna. Ja mida ma ise muidugi soovitan on see, et lugege kindlasti neid tootesertifikaate, ega neid väga palju kuskilt kätte võib-olla saada pole. Ja ka arvestage kindlasti nendega tööl seda, et asjad, mis
võivad kõige hullemini juhtuda. Et ma ei ütle, et seda teiega peaks juhtuma, aga arvestage sellega, et kui te midagi teete, et siis kindlasti ei viska kuskile prügikasti või võtan selle sama nii-öelda, teen siin puhtaks ära ja võtan selle viskan prügikasti. Noh, see ilmselgelt läheb olema ära ja on pahandus kui palju ja seda kustutada on ülikeeruline. Nii et ohutut kasutamist.